jaoks pakkus praktikaprogrammi tulek väljakutseta ja vaheldust oma igapäevatööle ja ma olen juba seda sorti juht, kes ei saa ilma väljakutseteta. Olen hariduselt tantsuõpetaja ja koreograaf ning erialaselt ennast väljendades võin öelda, et see aeg on olnud nagu väga kõrgetasemeline etendus, kus olen saanud ennast tunda peategelase rollis. Keskendusin Telias organisatsiooni, suhete ja enesejuhtimise teemadele. Minu eesmärgiks oli uurida strateegilise juhtimise praktikaid ja lõin seoseid, kuidas kooliharidus ja praktikaettevõtte juhtimismeetodid ühendades aidata kaasa õpilaste ja õpetajate paremale tulemuslikkusele. Mul oli arvukalt seminare, koolitusi, ülesannetesse kaasamist, sündmusi, üritusi ja võrgustumist. Ma arvan, et Telias oldud 10-nädalane kogemus andis mulle päris ettekujutuse, kuidas juhtimisteooriad praktikas ka päriselt töötavad ja ma sain selle kogemuse, et kui oluline on juhtide roll ühe ettevõtte arengus ja igapäevatöö suunamisel. Et juhtimiskvaliteet määrabki ära organisatsiooni edu. Mind üllatas kõige rohkem Telia avatus ja soov jagada oma organisatsiooni ja töötajate teadmisi ning kogemusi. Samuti oli mulle üllatuseks Telia mitmekesisus ja pühendumus ühiskondlikele küsimustele, nagu keskkonnakaitse, digitaalne kaasatus ja privaatsus. See on olulisel kohal ettevõtte kultuuris ning põhjalikult eesmärgistatud Telia tegevustes ja ka panustamises ühiskonda. Ma nautisin väga mentee rolli juba sellepärast, et kogu vastutus on tegelikult menteel, et kas sa tahad areneda, sest ühegi kõrvalt lükatava võimuga enesearengut tegelikult ei suuda saavutada. Ja ma olen teistpidi õnnelik ka nende olukordade üle, kus me saime mentoriga jagada oma ühiseid juhtimiskogemusi, ehk et dialoogi mentorlus tänases maailmas tänastel juhtidel on, mina leian hädavajalik. Tasub praktiseerida ja mina sain seda siin Telias teha. Kui ma Hanaga esimest korda kohtusin praktikaprogrammi avaüritusel, siis ma mõtlesin, et vau, selline naine, et mida on minul temal anda. Ja kui mina siis oma sellisest kõhklusest oma Fontese coachile rääkisin, siis ta soovitas kasutada dialoogi mentorlust. Ja see on ka see, mis tegelikult selle aastast praktikaprogrammi minu jaoks eristab eelnevatest aastatest. Nii et kui keegi veel täna kahtleb, kas peaks selles programmis osalema näiteks mentorina, siis minu soovitus on, ole julge, alati on lahendused olemas. Minu kui juhi arengu ja juhtimisprotsesside analüüsimisel oli mulle teejuhiks mentor Ingrid Viinapuu, kes aitas mul keskenduda enda arengule juhina. Töötasime läbi erinevaid juhtimisstiile ja praktikaid ning leidsime koos minu enesearengu kohti. Haridusjuhtide praktikaprogrammi käigus oli mul sel aastal suurepärane võimalus olla mentoriks Vabaduse kooli õppejuhile Liina-Liisile. Vabaduse kooli käivitamine nõuab väga palju loovust, töökust, planeerimisvõimet, detailitunnetust, tähelepanelikkust, hoolivust ja kõik need omadused leidsid kinnitust ka Liina-Liisi puhul. Ja seetõttu võtsimegi me oma koostöö ajal eesmärgiks igapäeva keeristormist eemalduda ning oma akude laadimise, enesereflektsiooni ja uute kogemuste hankimise teel. Ma olen väga-väga tänulik Liina-Liisile ja Hanale, et nad võtsid aja põhjalikult läbida meie uue töötaja sisseelamisprogramm ning anda meile tagasisidet, kuidas tänapäeva täiskasvanu õppe põhimõtetest lähtuvalt saaksime seda veelgi paremaks teha. Nii et tänu teile oleme nüüd ümber disainimas ka oma uute töötajate teekonda Teliasse. Haridusjuhtide praktikaprogramm on kindlasti kastist väljatulek. Mul on suur rõõm, et selle programmina on olemas imeline võimalus. Vabaduse kool on väga värskelt toodud kool ja ma sain selle aja vältel tegelikult nautida sellist täiuslikku organisatsiooni olemust ja kultuuri ja kindlasti on see selliseks heaks sihiks, kuhu edasi liikuda ja pürgida. Mul õnnestus Telias kokku saada peaaegu 40 erineva juhiga ja nendega räägitud lood olid muljetavaldavad ja inspireerivad. Erinevad käekirjad, erinevad mõtestamised, erinevad kogemused on need, mis tegelikult annavad mulle inspiratsiooni, et haridust paremaks muuta. Ma kindlasti tahaksin enda koolis tugevdada
õpetajate juhtimisoskusi. Selleks, et õpetaja saaks hästi töötada, peab olema tema töölaud korras ja ta peab olema hoitud ja just sellist töökorralduslikku poolt, ma arvan, et tahaksin koolis saada tõhusamaks.